Jess! Podcast alustab. Tere, kallis kuulaja, tere, kallis vaataja. Täna on vaimse tervise päev ja täna ühtlasi tuleb ka diivani episood ehk siis hetk, kus veidikene maha istuda, selg kuskile toetada mõnusalt ja valmistuda tänaseks osaks siis ette. Ülemaailmne vaimse tervise päev, nagu öeldud, selle raames tasub rääkida kindlasti, mis mõjub meile hästi, mis mõjub meile halvasti. Ja kui näiteks ongi halb periood, ongi masendus, ongi ärevus, ongi stress, siis sellest on kindlasti võimalik välja tulla ja seda tunnet tuleb adresseerida ja seda võib ka tunda, sest kõik tunded on ju ikkagi loomulikud ja neid peab läbi elama. Harjumused kindlasti tänase saate teema, kuidas kujundada endale häid harjumusi ja kuidas nendele truuks jääda ja mis on üldse see edu üks osaks, et see uus harjumus jääks ka külge ja võib-olla kuidas siis sellest vanast lahti lasta või sellest sootuks loobuda. Ja ma pisut räägin ka sellest, et kuidas minu enda depressioon mind kinni hoidis ja ärevusega samamoodi, sest ma hakkasin neid kahte uskuma ja see takistas minu edu. Aga sellest juba õige pea lähemalt, nii et head kuulamist, head vaatamist. Ja, diivani episood, kus tahan sinuni tuua just selle olulise meeldetuletuse, et depressioonist on võimalik välja tulla. Elav näide siinsamas. Muidugi ma ebaõnnestusin päris mitmed korrad ja kindlasti oleks see juhtunud ka kiiremini, kui ma oleks teatud asju vältinud, teatud asju võib-olla mitte teinud. Sellepärast ma seda kõike teengi, et anda sulle võimalikult palju infot, kuidas siis ise ka enda teekonnal õnnestuda. Vaimse tervise päev, ülemaailmne vaimse tervise päev on kindlasti oluline, sest esiteks see aitab tõsta teadlikkust, see pöörab just tähelepanu nendele sõnadele, millega me võib-olla iga päev kokku ei puutu ja samal ajal see aitab ka märgata just seda murekohta, seda probleemi kohta, ehk siis depressioon, ärevushäire, mõni teine psüühikahäire, mis on tugevalt seotud meie vaimse tervisega. Ja kindlasti annab see juurde, see päev ja see arutelu mõistmist, inimest paremini mõista. Just seda inimest, kellel on võib-olla mitte kõige parem periood ja samal ajal see kindlasti võib anda ka sellele inimesele, kellel on raske, kellel võib-olla ei ole kõik hästi, see võib anda talle ka julguse, et on okei enda sellest tumedast poolest rääkida ja see on ka okei, kui sa üksi enam ei saa hakkama, et siis on ka see, et sa pead abi otsima, sest ma ise mõtlesin, et ma saan kõigega ise hakkama ja see depressioon läheb ise üle ja abi ma otsisin tegelikult alles siis, kui oli liiga hilja ja ma jäin päris mitmest aastast oma elust ilma just selles kontekstis, et see möödus kannatades, see möödus valu käes, see möödus hirmus, see möödus ka nii, et ma ei uskunud iseendasse enam. Aga õnneks depressioon on ajutine ja ärevushäire on selline, mis on võimalik enda jaoks ümber seostada, nii et see ärevus kui selline muutub jälle normaalseks nähtuseks, mida ei pea kartma enam. Ja kui lööbki neid
ärevaid momente või isegi ärevusjooge edaspidi välja, siis on võimalik see enda jaoks lahti seletada nii, et mõne hetke pärast on jälle saabumas rahu. Aga üldse, et taastuda depressioonist ja taastuda ärevushäirest, siis üks asi, millest kindlasti alustada, on iseenda uuesti tundma õppimine. Ja see toob ka mind ühtlasi harjumuste juurde. Mingi hetk me ju hakkame iseseisvat elu elama ja meil on möödas kas siis koolitee, võib-olla oleme ju saanud mingi ameti endale juba, võib-olla juba teeme karjääri ja meil tekivad teatud rutiinid, teatud harjumused, mida me hakkame päevast päeva kordama. Ja taustal tegelikult ju muutub iga päev maailm, muutub iga päev see info, mis igas võimalikus kanalis levib. Ja samal ajal me võtame ju kõik seda sisse endale ja me muutume ühes sellega. Ja mingi hetk võib meid tabada rahulolematus, seletamatu ärevus, stress isegi võib-olla ja väsimus. Kui me teeme kogu aeg ühte ja sama asja, siis me hakkame ju kulgema peaaegu autopiloodi peal ja tähelepanu võimendub näiteks nendele murekohtadele või sellele ärevusele või sellele stressile. Aga samas ometi ei ole võimalik nagu täpselt näppu peale panna, kus kohas see kõik tuleb. Ja kui me päevast päeva elame sama rutiini järgi, ei too erilisi muutusid ellu, siis ongi võib-olla see, et tahaks millegi eest põgeneda, aga otseselt ei tea ka, mille eest täpselt. Ja võib-olla see, et me oleme ise muutunud vahepeal aastate jooksul näiteks ja me äkki teeme midagi, kes me enam ei ole. Et jah, me võib-olla läksime mingi 4-5 aastat tagasi tööle, aga see on näiteks ära ammendanud või eriala, mida me õpime või õppisime, sellega on ka juba see teatud läbi saavutatud ja võib-olla on aeg edasi minna. Aga me ei tee seda, sest me oleme harjunud elama enda elu päevast päeva täpselt sellisena, nagu me teda ükskord tegema hakkasime. Ja äkki see võib olla üks põhjus, miks me ennast vahepeal kehvasti tunneme. Ja see ongi see iseenda tundmaõppimise, uuesti tundmaõppimise ilu ja võlu. Kui me toome enda ellu uudsust ja me hakkame iseendasse vaatama ja paneme ennast näiteks uutesse olukordadesse, mida me varem ei ole teinud, siis me võime päris palju õppida iseenda kohta. Me avastame järsku, et me oleme hoopis rohkemaks võimelised, kui me seda senini olime arvanud. Ja samal ajal selle tundmaõppimisega hakkab kasvama ka armastus iseenda vastu ja hoolivus, sallivus samamoodi ja ka see tahe hoolitseda iseenda eest, sest uued olukorrad, uus info, väljakutsed, proovilepanekud ja mingid osa kindlasti ebaõnnestub seal, aga mingi osa on jälle see, mis tuleb välja ja see annab seda enesekindlust juurde. Et ma saan hakkama, kui ma tahan. Ja kui ma panengi ennast ebamugavustesse ja kui ma panengi ennast olukordadesse, mida ma võib-olla kardan, siis neid ületades ma saan ju jälle seda uut infot. Kuule, tegelikult minuga on ju kõik hästi ja kus ma enne olin? Et see on selline väga huvitav tähelepanek enda suhtes. Ja ühtäkki võibki joonistuda see pilt, et see, mis ma siin varem nüüd olen teinud mitmed aastad järjest, see ei pruugigi enam mulle sobida ja ma peangi elus edasi liikuma ja ma peangi võib-olla avama siis nii-öelda uue peatüki ja seda kirjutama hakkama.
umbes sama asi juhtus vastupidiselt minu endaga. Ma haigestusin depressiooni ja ärevushäire samamoodi hakkas mu elu igapäevaselt mõjutama. Mul tekkis hirm täiesti lihtsate asjade ees. Ehk siis ongi rahvarohked kohad, müra, mul oli hirm magama jäämise ees, füüsilise pingutuse ees ja samal ajal see depressiooni pool. Ehk siis kõik oli nii mõttetu kuidagi, otsest sellist suuremat eesmärki ei olnud. Ma ei uskunud enam, et häid asju on võimalik elus juhtuma. See idee surmast, et ma kaua enam ei ela ja siis üldse selline enda tagasihoidmine. Ja siis ma hakkasingi uskuma seda, et, äh, et ma polegi enam asjadeks võimeline, ma ei ole väärt enam uusi asju ja üldse, et ka seda, et ma ei ole väärt, et asjad lähevad hästi. Ja ma harjusin selle halva osaga ära ja see sai siis nagu osaks minu identiteedist. Ja ma ei näinudki pointi enam pingutada, sest iga päev oli ühesugune. Kui ma natukene seda rõõmu lasingi ligi, siis ma teadsin, et mingi hetk tuleb nagunii kas paanikahoog, ärevushoog ja pühib selle uuesti minema. Ja siis oligi nagu selline suletud ring, et ei olnud seal ei algust ega lõppu, vaid kogu aeg oli selline ühesugune kulgemine, millega ma harjusin ära. Ja samas mul, mul ei olnudki nagu otsest põhjust muutuda. Ja ma nagu käisin arstil, ma võtsin ravimeid ja ei läinud nagu otseselt ei paremaks ega halvemaks, vaid oligi selline ühesugune rutiin, mis saigi minu eluks. Ja nii kurb on nagu mõelda sellele tagantjärele, sest see hetk on ju, kus ma suutsin ennast kokku võtta ühe väga õudse sündmuse tagajärjel ja tulemusel, siis sealt ma hakkasin iseennast uuesti tundma õppima. Ja ma hakkasin nagu üldse mõtlema, et miks ma üldse midagi teen. Ja miks ma seni olen nõnda elanud, et probleemide lahendamise asemel ma otsin hoopis lihtsama vastupanu teed ja proovin enda kannatust ja valu maskeerida kas siis millegi tuimestavaga, alkohol, mõnuained, mida ma kunagi tegin, eks. Või siis peita see pea liiva alla, ignoreerida sümptomeid, ignoreerida enda seda tõelist sisemist kutsungit ja samal ajal siis elada elu, millega lihtsalt kuidagi hakkama saada ja hoida siis enda sellist täit potentsiaali tagasi. Ja see toobki mind selle punkti juurde, et igal inimesel on võimalus valida enda harjumused, enda parem vaimne tervis ja selleks on vaja teha muutuseid. Ja sellepärast, miks võib-olla need muutused alguses ebaõnnestuvad, ongi see need, et meil pole seda põhjust seal taga, miks me peame muutuma või miks nüüd see uus tegevus on meile kasulik. Ja samas meil ei ole ka infot, on ju, et me pole seda järgi proovinud. Ja tihti see ebaõnnestumine tuleb ka selle tulemusel, et see muutus on liiga suur ja liiga järsk ja seda võib-olla ei olegi võimalik esimese katsega edukalt läbi teha. Ja iga ebaõnnestumise järel muidugi tuleb alati uuesti proovida, sest kui ükskord ei tule välja, siis see ei tähenda, et nüüd järgmine kord ei tule välja. Järgmine kord võibki olla õnnestumine. Aga see muutus, et üldse elu kuhugi poole teistmoodi liikuma panna, see peab olema piisavalt lihtne, et seda on võimatu mitte tegemata jätta. Sest no mina varasemalt olin kindlasti selline, osaliselt siiamaani muidugi, et see negatiivne sisekõne ja see ebausk, et asjad on võimalikud juhtuma ja siis see
ohvri rolli võtmine ka, et ainult minul läheb halvasti või ainult minul ei tule välja või vaata seda teist inimest, tal on nagu kõik olemas. aga see tuleks ümber pöörata, et on võimalik. Ja kui ei tule välja, siis vahet pole, ma proovin ikkagi uuesti, äkki järgmine kord tuleb välja. Sest mina ise kujundan, milline minu elu hakkab edaspidi olema. Ja tookord, kui ma alustasingi selle esimese muutuse tegemist või selle esimese sammu astumist parema elu poole, siis minu varasemad harjumused olid küllaltki kurvad, sest ma ei liigutanud ennast eriti palju, minu päev koosnes põhimõtteliselt võimalikult hilja ärkamisest, tööle jõudmisest ja siis uuesti koju jõudmisest, et uuesti uinuda ja teha seda järgmine päev samamoodi edasi. Võib-olla mahutada sinna ära mingid tuimad scrollimised ja väljas käimised. Aga nüüd see muutus, on ju, ma teadsin, kui ohtlikuks ma olin kunagi varasemalt iseenda jaoks muutunud oma depressiooni tõttu ja ärevushäire tõttu ja üldse selle joomise ja mõnuainete tegemise poole pealt. Ma teadsin, et ma pean millestki loobuma, ehk siis alkohol ja mõnuained ja kõik muu selline tervist kahjustav meelemürkide näol, siis mis tuimestavad. Ja ma teadsin, et ma pean ka midagi asemele leidma. Ja ma teadsin et seda ka, et kui ma terve päev istun toas, siis kindlasti mul ei tule see välja. Sest ma leian alati uuesti põhjuse, miks minna poodi ja võtta uus jookligi. Aga ma leidsin seda, et kui ma lähen välja jalutama lihtsalt, siis see on asi, mida ma ei saa üle lasta. Ainuke asi, mis ma pean tegema, on püsti tõusmine, endale midagi selga panema, jalga panema, juuksest välja minema. Piisavalt lihtne. Ja samal ajal, jah, seal on ka faktorid, on ju, mis mõjutavad, on ju, halb ilm või ei ole jõudu või ei ole viitsimist, aga samas sellest saab üle olla. Et kui on halb ilm, panen midagi soojemat selga või siis võtan vihmavarju näiteks. Ja kui ongi selline jõuetus, siis ma lihtsalt panen ennast fakti ette, mine kõigepealt uksest välja ja siis proovi teha need esimesed sammud ja vaata, kaugele ma jõuan. Ja see tundus piisavalt lihtne, et seda ei olnud enam võimalik mitte teha. Ma sain esimene päev hakkama, see esimene päev ei olnud just kõige lihtsam, sest oli korralik kass ja korralik segadus mu peas, aga ma juba tundsin neid efekte tuppa tagasi tulles ja ma teadsin, et ma pean seda järgmine päev uuesti tegema. Ja siis järgmine päev ja siis järgmine päev ja siis ülejärgmine päev. Et mõeldakse küll, et muutus peab olema midagi suurt, midagi võimsat, aga samas me alahindame seda, kui palju me jõuame tegelikult ära teha ühe aastaga. Ja sellesama jalutamise näite põhjal ma hakkasin seda iga päev tegema. Ma nägin esimesi tulemusi juba tagasi tulles, eks. Aga kuskil 3 nädala möödudes ma juba tundsin, et peas hakkab tekkima selgus, motivatsiooni on rohkem, mõtted on nagu reaalselt paremad, nad ei ole enam nii kriitilised minu enda vastu. Ja seda juba pikemalt tehes, kuud, pool aasta, see viis mind juba sellesse punkti, kus ma hakkasin sellega tõsisemalt tegelema, ehk siis see hakkas juba väikest sellist matkamise vormi endast võtma. Ma sain selle kokku viia näiteks enda TikToki videote tegemisega, ma sain selle kokku viia näiteks enda Instagramiga, kus ma tegin lihtsalt suvalise loodusest pilte ja panin sinna mingi sõnumi, mida ma tol hetkel tundsin. See omakorda näitas mulle, et ma olen nagu füüsiliselt veel rohkem võimekam, kui ma arvasin. Ärevuse osas täpselt samamoodi see õpetas mind, et iga see ärevuse aisting ei ole minu jaoks ohtlik. Aga mingi hetk ma olingi oma depressioonis ja ärevushäires uskuma hakanud, et kõik ongi ohtlik minu jaoks. Ja see jalutamine, ülilihtne asi jälle, on ju. See õpetas mulle nii palju enda kohta ja see aitaski mul, nagu ma alguses mainisin, et kui saavutada
paremat vaimset tervist, kui see on eesmärk, siis tulebki ennast nagu uuesti tundma õppima ja tuleb ennast nagu uuesti armastama õppima samamoodi. Jälle see muutus, jalutamine, ülilihtne asi, järjepidevalt tegutsedes andis mulle neile nii palju enda sisemaailma kohta ka juurde, sest mul selle tegevuse ajal tekkis ka aeg iseenda jaoks, kus ma saingi minna iseenda sisse ja mõelda lõpuks üle pika aja. Ja siis sellest saigi täismatkamine, kus saigi diagonaalides Eesti läbi kõnnitud, nüüd see aasta ka Hiiumaa läbi kõnnitud, matkatud, oldud, nähtud sellist muinasjutulist ilu. Ja samal ajal see tõestas mulle, et ma ei peagi oma südame pärast kartma nii hullult, nagu ma seda kunagi varem tegin ja see matkamise vorm andis mulle kunagi varem ka julguse teha tugevamat füüsilist trenni, et saada enda vorm tagasi. Ja nüüd see aasta, milleni see üks lihtne otsus minna jalutama, see andis mulle ka selle, et ma avastasin enda jaoks jooksmise, mida ma pole kunagi omast arust vähemalt tundnud, et mulle see oleks meeldinud, aga ma lihtsalt tegin seda valesti kunagi. Ja nüüd avastades, et sellel on meeletu boonus siia ülemisele korrusele vaimse tervise osas ja samas sellel on meeletu boonus ka füüsilise tervise osas. Ja ma poleks mitte kunagi suutnud uskuda, et mul hakkab see asi meeldima. Ja selle aasta sellel aastal ma olen lõhkunud jooksmisega enda jaoks päris palju piire. Et kõigepealt oli katsumus on ju joosta 5 kilomeetrit, siis sellest sai 10. Siis ma käisin mitu korda seda 10 tõestamas ööjooksudel. Ja siis kõige uskumatum asi, joosta distants nimega poolmaraton ja ületada see veel 5 kilomeetriga, ehk siis joosta 26 kilomeetrit. Ja mõelda vaid ma 3 aastat tagasi, siis kui ma alustasin seda kainet perioodi ja alustasin selle jalutamisega, siis ma kartsin, et trepist üles minnes mu süda jääb seisma. Ja siis see lihtne jalutamine, järjepidev tegutsemine, see on siis toonud tänasesse punkti, kus ma saan öelda, et ma suudan pool maratoni läbida joostes, ilma et minuga midagi juhtuks. Ja siis oli see, et täitsa lõpp, et see depressioon, järevushäire, kui ma neid uskusin, kui ma neid sümptomeid kartsin, siis see maalis mulle minust nagu täiesti teistsuguse pildi, et ma ei olegi võimeline, et ma ei saa hakkama, et ma jään selliseks, et ma peangi elu lõpuni võtma ravimeid ja sõltuma psühholoogist, psühhiaatrist. Ja, ja tegelikult ma mingi hetk arvasin ka, et nagu ainult need on need inimesed, kes mind teevad terveks ja et ravimid on nagu need, mis annavad mulle selle elujõu tagasi, aga tegelikult tuleb välja, et see on hoopis midagi teist. Ja see on hoopis kedagi teist. See olen olnud hoopis mina ise. Ja ma olen pidanud endale nagu päris palju seda uuesti meelde tuletama. Ja see muutus, teinekord see ülipüsike muutus. Ja kui sa teed seda järjepidevalt, siis see 1 aastaga võib anda su elule nagu nii palju juurde ja mõtle, mida sa võid teha juba 3 aastaga ja 10 aastaga, et me nii alahindame ühe pisikese muutuse efekti pikemas ajaperspektiivis. Et see on, praegu sellest rääkida on tegelikult, muidugi tagantjärele tarkused, eks, ja samal ajal ma olen nagu suutnud endale tõestada läbi nende füüsiliste väljakutsete ja samal ajal ka neid ületades, see annab aimu siis, et mu vaimne pool on tegelikult kordadeks rohkemaks suuteline. Aga et ikkagi seda harjumust
edukalt siis sisse tuua. Et meil jah, need lahendused peituvad meie enda sees, eks ole, et meie ise saame ennast aidata. Aga meil peab olema ka see põhjus, miks me seda teeme. Ja kui me selle põhjuse üles ka leiame, siis on seda muutust ja selle eest hoolitsemist järjepidevalt ka lihtsam teha. Ja üks põhjus, miks midagi teha, on tulemuse nägemine. Et midagi meile hästi mõjub või midagi on meile kasulik. Sest tulemus on ka üks väga hea motivaator. Kui ma hakkan midagi tegema, siis ma ei pruugi seda tulemust päris tükk aega näha. Ehk siis mul peab olema midagi, mida ma saan mõõta. Füüsilise vormiga on seda suht kerge teha. Sa teed esimesel päeval pildi ja siis järjepidevalt tegutsedes 3 nädalat on ju, sa teed järgmise pildi pärast oma harjutusi ja siis sa näed, et jah, võib-olla tõesti on lihasmassi natuke juurde tulnud, võib-olla on rüht paremaks läinud, võib-olla on kehahoiak silmades ära tulnud, on ju, et seda kõike on võimalik vaadata. Ja samal ajal, kui see näiteks on jalutamine, on ju, siis seda efekti on põhimõtteliselt suht kohe tunda jalutamise lõpus või jooksmine, tuleb see runner's high, et tulemus enda heaolule või ja sellest peegeldumine enda heaolus, et see on kindlasti üks asi, mida taga ajada ja mille põhjal võib-olla enda uued harjumused kujundada. Sest nagunii tuleb uuesti ajas punkt, kus me oleme jälle jäänud selle harjumuse lõksu, kuskil on võib-olla hakanud tulema mingisugune stressiallikas, kuskil on võib-olla tekkinud mingisugune seletamatu selline tühi tunne, ma ei tea, miks on, kõik ajab kettasse. Ja siis ongi jälle see, et tuleb jälle iseendasse vaadata. Ehk siis see iseenda tundmaõppimine, iseenda armastamine, et tuleb küsida endalt, et aga mis ma üldse praegu teen? Kas ma olen heas kohas? Kas ma teen oma igapäevatoimetusi sellepärast, et ma lihtsalt olen harjunud neid tegema või need teenivad ka mind kuidagimoodi, et nad teevad mu enesetunnet paremaks või viivad mind elus kuskile edasi või ma lihtsalt teen neid ikkagi jah, harjumuse pärast, et kuidagi hakkama saada, et ma ei tea, oleks sissetulek, et oleks sotsiaalelu, sõpradega läbikäimine ja no palju muud sinna juurde. Et kus see algallikas on, kas see tuleb harjumusest või sellel on see teadlik lähenemine taga peidus. Ja samamoodi on ju meil see pool endiselt sees olemas, kes kui me iga uue tegevusega alustame, mis võib-olla ei ole meile loomupärane või mis on uus, siis tuleb see negatiivne hääl kuskilt, no ma ei tea, kas ma saan hakkama. Või nagu lähebki esimene katse, ebaõnnestub. Ja see on mingi, mul ei ole mõtet proovida. Nagunii ei tule välja, juba praegu ei tulnud välja, mis ma üldse, keda ma petan, on ju. Et mis sellega teha? Kuhu temad paigutada? Et kui ma täna annan alla, on ju, siis see negatiivne pool minust võidab. Aga samas, kus on see pool, kes peaks just kaasa elama, kes just usub, et muutus on võimalik ja kes on ka selline toetav ja kellel on see kaastunne, et kui lähebki esimene katse ebaõnnestub, on ju, siis võiks ju olla see hääl ka, et nagu okei, noh, ei tulnud välja. Mis seal ikka, homme on uus päev. Proovime uuesti, äkki homme tuleb. Või leida see positiivne just selle ebaõnnestunud katse juures üles ja võtta endaga järgmisesse päeva kaasa. Et kui me hakkame seda negatiivset poolt uskuma, siis me kaotame, kui me usume oma seda depressiivset poolt, siis me kaotame, kui me usume seda poolt, kes tahab minna lihtsamate vastupanude teed pidi, siis me jälle kaotame.
ja suva nagu, kui läheb nässu. Suva, kui mu see hääl peas ütleb, et nagu, et ma ei tea, ma ei julge, ma kardan või äkki ei tule välja, onju. No jah, me peame minema tegutsema ja siis selle käigus aru saama, kas me saame hakkama või me ei saa hakkama, sest enne on see ainult üks mõte, aga päriselt, kui me tegutsema hakkame, siis me saame ka infot iseenda kohta erinevates olukordades, uutes olukordades, stressirohketes olukordades, hirmsates olukordades, milleks me tegelikult võimelised oleme ja kui palju me tegelikult ennast tagasi hoiame, sest meie see potentsiaal on kordades suurem, kui me kui me tegelikult ise seda usume ja võib-olla ilma proovimata arvame. Harjumused on jaa sellised tugevad küljed, millel on päris pikad küüned ja millel on päris tugev jõud ja mis on suht lihtne tekkima ja see võib mingi hetk lihtsalt meid mõjutama hakata ja meid kinni hoidma hakata ja tagasi hoidma hakata. Et me ka harjume halvaga. Me harjume tegevustega samamoodi, mis on meile halvad. Rämpstoit, ülesöömine, tobi, alks, ained, kanep. See tekitab sellise kohese efekti, onju, siis seda on lihtsam juba järgmine kord teha. Enda joomise puhul näiteks. Ma ei joonudki enam sellepärast, et täis jääda. Ma lihtsalt jõin sellepärast, et ma olin harjunud seda tegema ja see oli osaks minust saanud. Ja suur osa meie harjumustest ju pärineb ajast, onju, kus me olime võib-olla piisavalt väiksed ja nad on meile lihtsalt külge jäänud. Ja selle harjumusega on see õnneks, et seda on võimalik ümber kujundada. Aga meil peab olema piisavalt tugev põhjus, miks me seda tahame ümber kujundada. Ja siis meil on ka infot vaja selle tegema hakkamisel, et miks see meile kasulik on. Ja see, kui me oleme ennast suutnud ära veenda, siis meil on vaja ka tulemusi, et veenduda uuesti, et see ikkagi päriselt töötab meie kasuks. Ja tarkused, mida ma olen ise enda teekonnalt leidnud ja mida ma pean ka endale igapäevaselt meelde tuletama, ongi see, et ma olen täpselt see inimene, kes ma ütlen, et ma olen. Ehk siis minu sisekõne. Kui ma usun endasse, kui ma usun, et asjad on võimalikud, kui ma usun, et häid asju juhtub, siis ma saavutan sellest ka teatud enesekindluse ja võib-olla mu sooritusvõime on ka parem. Versus see, et ma sisendan endale, et ma ei oska või et ma ei saa hakkama ja mul pole mõtet proovida ja äkki keegi näeb, kui ma ebaõnnestun ja siis see hakkab mind hoopis tagasi hoidma. Ma muutun iga päev ja mingi hetk ma võin olla endaga kohas, kus minu igapäevarutiin ei ole kooskõlas enam sellega, kes ma seestpoolt olen. Ja see ongi nagu see koht, mis võib rõhuma hakata minu vaimsele tervisele ja samal ajal ka minu füüsilisele tervisele, sest ma võin hakata näiteks stressi tõttu teatud asju üle laskma, mis siinkohal ongi hästi kriitiline, et see iseendaga dialoog, see enda tundmine ja see kunst, kuidas iseennast tundma õppida. Sest kui ma olengi ju muutunud ja ma teen elus asju, mis mulle enam ei sobi, siis miks ma pean kannatama, miks ma pean laskma endal kannatada? Mul on vaja uut infot, uusi teadmisi, et viia sisse muutused, et ennast paremini tunda. Ma pean panema ennast ebakindluses, ma pean ennast enda ebakindluse osas proovile panema. Kui minu sisemine hääl ütleb, et ma ei saa seda teha, ma ei saa hakkama või ma ei saa seda teha, seda tegevust sinna minna sellepärast, et sisest ükskõik mis põhjus, siis ma pean tõestama endale, kas see on ka päriselt nii.
ja ma pean tõestama seda läbi tegutsemise. Ehk siis ma pean proovima ja siis alles ma saan veenduda, kas minu see mõte pidas paika või mitte. Ma pean aktsepteerima ka seda fakti, et ma pean endale valima selle raske. Ehk siis masenduses on olla raske, ärevusega võidelda on raske, depressioonis on olla raske, ülekaalus on olla raske, aga samal ajal on raske ka hoolitseda enda vaimse tervise eest. Raske on trenni teha, raske on minna jalutama, raske on jooksma minna, raske on leida nagu põhjuseid, miks ennast arendada, miks hankida uusi teadmisi ja miks üldse nagu teatud ajal oma harjumuste seda kollektsiooni uuendada ja võib-olla välja vahetada mingite uute ja paremate harjumuste vastu. Et see on samuti valiku küsimus. Et mul on võimalus valida, millise raske ma valin, sest nii see negatiivne pool on raske kui ka see positiivne pool on raske, sest eriti see muutuse pool, see eeldab tööd ja see nõuab ka distsipliini. Ehk siis iga päev on challenge. Ja muidugi see, et ma pean õppima ennast kogu aeg iga natukese aja tagant uuesti tundma õppima. Iseendaga dialoog, kuidas mul läheb, kuidas ma ennast tunnen ja ausalt. Mitte ei tohi ilustada ja mitte ei tohi tuua ettekäändeid, vaid nagu päris selline objektiivne, karm tõde iseenda suhtes. Ja vaadata, et kas minu praegune seis, elustiil teenib mind või see ei teeni mind üldse. Ja kui see on viimane, siis ilmselgelt tuleb midagi ette võtta ja muutuseid ellu viima hakata. Vaimse tervise päev on alati olnud see, kus on hea võimalus minna natukene ajas tagasi, peegeldada olnud aastale, vaadata, kas kõik on nagu liigub õiges suunas, vaadata üle ka kõik need katsumused, mis on see aasta ületatud, kõik need momendid, kus oli tunne, et nüüd ongi kõik, nüüd enam ei saa edasi või lootus kadus ära, et need on need kõik raskused, mis on ületatud ja igaüks meist peaks endale neid saavutusi meelde tuletama ja tundma uhkust endale ja kiitma ennast. Sest nagu enda kiitmine on ka üliokei asi. Ja kui me sõltume ainult teiste headest sõnadest või tunnustustest, siis kas on üldse võimalik endaga hästi läbi saada, kui me seda ise ei tee? Endast tuleb see külg üles leida. Mina loodan, et seesama osa andis sulle samamoodi mõtteainet juurde, kuidas olla endaga rohkem kontaktis, kuidas õppida ennast paremini tundma, kuidas armastada ennast rohkem ja leida seeläbi jõudu, kuidas kõikidele oma muredele ja takistustele vastu minna sirge seljaga ning need ka ületada lõpuks. Jaa, kindlasti teen järgmine aasta midagi sarnast. See oli väga lahe diivani episood. Juba varsti tuleb järgmine podcasti osa välja. Ja samal ajal võid visata pilgu peale minu ülejäänud sotsiaalmeediakanalitele, TikTokile, Instagramile. Kui sa tunned, et see osa kõnetas sind ja see võiks kedagi veel kõnetada, siis kindlasti saada talle see osa edasi. Kui sul tekkis mõni küsimus, kindlasti anna sellest märku, kas siis kommentaaris, kui sa vaatad YouTube'is, kui sa ei vaata YouTube'is, siis lihtsalt kas või DM tavaline kogemusnõustaja Silver igalt poolt üles leitav. Ja seljad sirgu, seisa oma vaimse tervise eest ja märka abivajajad kindlasti. Ja kui sa tunned, et sul on raske, siis samamoodi anna märku. See pole häbi abi küsida, sest koos on alati lihtsam. Näeme juba järgmises osas ja minu poolt tšau!